Tänase video teema 6 viisi, kuidas paremini kükkida. Esimene asi, jalgade laius, jalgade asetus. Alustame siit ülevalt kõigepealt, ehk siis teil on siin reied, sääred. Seda asetust nüüd, ütleme, saab erinevaid variatsiooni kükist teha, saab teha laiema asetusega, saab teha kitsamalt, aga kui me algajana alles esimest korda õpime kükkima või tahame lihtsalt oma kükitehnikat paremaks teha, siis võime standardse küki laiuse võtta, mis tähendab seda, et õlgudest natukene laiemad on jalad. Nii et vaatate, kuidas teil õlas siit joon jookseb, kui vaatate vertikaalse joone, panete siit üles alla, siis selle järgi panete ka oma jalad ja kannad paika. Järgmine on jalalabad meil. Jalalabad siin all ilusti, 2 tükki. Ja nende asetusest, kui me nende asetusest mõtleme, siis me vaatame, mis kraadi all nad on. Maksimaalne on 45 kraadi, sellest kindlasti pole mõtet laiemaks minna. Aga üldiselt soovitaks niimoodi, et eriti kui me keharaskuse küki algus näiteks teeme kas jalad paralleelselt või 5-10 kraadi välja, kergelt välja keeratud, jalad õlgades natukene laiemad ja ongi asend paigas. Järgmine põhimõte, 3 hark jalg. Täpsemalt, mida mõtleme selle all, on see, et sinu jalalaba on siin. Millest koosneb? Varbad, pöialuud, kand ja terve küki vältel nüüd, kui sa kükki sooritad, siis sul peaks olema 3 punkti kontaktis maaga. See on siis sinu suure varba, esimese varba alumine osa, siin on punkt, siis on sinu 5. varba taga siin pöias, on sul teine punkt ja 3. jookseb sul siit kannast punkt. Ja siin vahel, punktide vahel on siis peaks sul olema siuke hea võlv. Ja see stabiilsus peaks nüüd terve küki korduse vältel sul jalalabas säilima. Niipea kui sa hakkad siit kas võlvis sisse vajuma või hakkad liiga palju välja vajuma või suht levin, mis kükis veel juhtub, on see, et sa vajud keharaskuse ette. Kand iga kordusega, kui sa alla jõuad kükis, siis kand tõuseb natuke üles, lähed varvaste peale iga kordusega. Kõik suht levinud vead. Niipea kui siit hakkab stabiilsus ära kaduma, ehk sul selle 3 punkti kogu aeg kontaktis maaga pole, siis ülevalt kaob ka stabiilsus ära ja kükitehnika läheb pekki. 3. põhimõte, välisrotatsiooni pinge puusas. Mida see tähendab? Tähendab seda, et kui me oleme siin asendis paigas, jalad on ilusti paigas, siis me tahame enne kükikorduse alustamist tekitada puusas pinge ja samal ajal läbi selle roteerida reied kergelt välja. Ehk kui me eest vaatame, mis juhtub on see, et kui muidu te seisate ja ütleme, viite oma põlved natukene sisse, siis asend on selline väga halb asend, millest kükki alustada. Palju parem asend on see, kui siin on teil reied ja keerate nad välja ja samal ajal pingutate tuharalihast. Kuidas see külje pealt välja näeb on niimoodi, et selleks, et suurt tuharalihast ja puusa sirutajat siit aktiveerida, te peate vaagna natuke taha kallutama, ehk kallutate nagu niimoodi, ehk siis samal ajal, kui ma nüüd kallutan oma vaagna niimoodi, pingutan tuharalihast, siis ma keeran oma reied kergelt välja ja automaatselt mul jalalabas ka asend läheb paremaks. Sellepärast, et kui ma põlvega natuke tahan liiga palju sisse vajuda, siis mul tahab ka võlvi sisse vajuda jalast. Aga kui ma põlve kergelt välja roteerin ja tekitan tuharalihas ja puusas pinge, siis on ka jalalaba stabiilsem ja terve küki korduse vältel on mul asend stabiilsem ning aktiivsem puus toetab rohkem ka minu lülisammast ja on mulle endale nagu ohutum. 4. põhimõte, alustame liikumist puusaga. Mida see tähendab? Tähendab seda, et kui ma olen nüüd oma küki asendis siin paigal, jalalaba on ilusti stabiilne, puusas on pinge sees, reied kergelt välja roteeritud, ütleme, kui teen keharaskusega kükki, siis hoian käed kergelt ees, siis esimene asi, mis mul liikuma hakkab puus, liigun puusaga taha ja sealt järgmisena võib vabalt juba hakata põlv liikuma, põlveliiges ette liikuma hakata, aga puus taha on esimene ja siis liigun siit. Ja see, kui palju mu põlv nüüd liigub näiteks üle varvaste, see sõltub suuresti inimese individuaalsusest, antropomeetriast. Antropomeetria tähendab seda, et millised on erinevad kerepikkus, mis on erinevate jäsemete pikkus. Et kui on väga pikk reieluu näiteks ülejäänud keha suhtes, siis üldiselt peab ka põlveliiges rohkem meile varvasti liikuma, et me saaksime näiteks paralleeli või paralleelist alla kükki liikuda. Ja nüüd tulles tagasi üles, aga mõte ongi see, et igat kordust moodustan puust taha. Pingan, liigun puust taha, alla välja, üles, puust taha, alla välja, üles. Ehk see, kui ma alustan puusast taha, see ei tähenda seda, et ma põlvest ette ei liiguks. Liigun ikka, aga ma liigun nii palju, kui mul individuaalselt vaja on. Ja see on täiesti individuaalne ka sinu puhul. Järgmine põhimõte, rühistabiilsus korduste vältel.
seda on hea kangiga näidata. Kõigepealt ma näitan, mida ma antud juhul mõtleme, see on pigem räägime kerest. Ja ma näitan kõigepealt, mis on nagu levinud, et kui kang juba turjal on meil nii jalgade asetus paigas nagu ikka, mis levinud asjad on? Levinud on näiteks painutus lülisambas. Ehk kui ma siit alla liigun, siis mul lülisammas vajub niimoodi näiteks ilusti kumere seljaga surun üles. Ma arvan, et suht paljud inimesed jõusaalis seda näinud, et inimestel niimoodi juhtub. Vajub ees panen. Või teine asi näiteks on meil kaelalülidest, mis meil kaelas toimub. Paljudel juhtub selline asi, et isegi kui sealt nimme piirkonnast ja rinnakust on asi paigal, siis ülevalt kaelalülidest läheb asi lappasse. Kuidas see välja näeb, on niimoodi, liigun kükki ja siis paljudel on pea kuklas ja siis ma surun niimoodi. Vinnan teda üles, pea on täiesti kuklas ja vinnan üles. Kuidas siis tegema peaks? Põhimõtteliselt peaks terve korduse vältel, kui kükite lülisammastel olema neutraalne. Neutraalne on vahemik, see tähendab seda, et teil ei pea nagu pulk sirge selge olema. Kerge naturaalne nõgusus näiteks alaseljas on täiesti okei, aga ta ei tohi nagu väga ülemäära nõgusaks minna või siis ülemäära kumeraks minna lülisammas. Ja kuidas see praktikas siis välja näeb niimoodi, et nii ülevalt kaelalülidest alustades kui ka ütleme kaelalülid meil siin, rinnalülid, nimmelülid, see terve lülisammastel peaks olema suhteliselt sirge üks joon ja üks asi veel, mis on oluline siis, on kaela asend ja seda mõjutab väga palju ka teie silmad ja vaade, kuhu vaatate, näiteks vaatate 3 meetrit ette, vaatate sinna põrandale, üks variant. Nii, olete siin asendis paigas, vaatate 3 meetrit sinna ette maha, siis kui ma näiteks väga üle hakkan vaatama, siis naturaalselt ma juba ülevalt vinnan. Nii, olen siin paigal, alustan, tekitan välisrotatsiooni, tuharas pinge, olen asendis, vaatan 3 meetrit ette, alustan puusaga taha ja liigun sellise mobiilsuse peale, kus kohas minul ei toimu suurt painutust lülisambas, proovin hoida enda kere stabiilsust ja samal ajal silmad vaatavad ikka otse sinna, ehk see asend ei muutu. Mul on lülisammas täiesti stabiilne. See võib vajada ka mingil määral harjutamist, nii kindlasti tuleb see individuaalselt, tasub seda üle vaadata, et see sõltub väga palju ka teie alakeha motoorikast. Et kõik alati hakkab pihta jalalabadest, siis liigub põlveliigus, siis liigub puus. Ükshaaval tuleb asju vaadata kuni üles välja. Väga tihti võib probleem ka all olla, miks ülevalt asjad läbi vajuvad. Ehk neutraalne selg, kaela kuhugi ei vinna. 6. põhimõte, raskus kese jalalaba keskel. Selleks kasutame modelli, Krissu meil siin ja eriti hea on seda vaadata siis, kui me teeme seda koos kangiga, antud juhul kükk-kang turjal, siis Kristiini liigub alla. Jalalaba on meil siin, ma võtan sirge joone, panen jalalaba enam keskele selle ja nüüd ma vaatan, kuhu sirge joon läheb. Ta enam-vähem on balansis, ehk antud juhul me tahamegi, et enam-vähem jooksiks siit sirge joon jalalaba ja kangi vahel, sest kui me kangiga teeme juba kükki, siis kang ongi meie raskuskeskme nagu allikaks ja me peame jälgima, Kristus oli üles olla, et kuhu liigub raskuskese korduste vältel. Seda võite vabalt iseennast filmida, näiteks kui teete kangiga kükki, keegi sõber võib teid vaadata, sõber filmib nii edasi. Vaadake, kuhu teie jalalaba keskosa suhtes liigub teie kang ja raskuskese. Kui te näiteks vajute liiga ette, üldiselt tähendab seda, et jalalabas kaob ka siis stabiilsus ära, siis tavaliselt ka kang natuke tõuseb üles ja siis tavaliselt ka raskuskeskmest kang liigub ette. Teine variant liigub taha, kaotate niimoodi stabiilsus ära, varbad tõusevad üles. Ehk me tahame suhteliselt stabiilset jalalaba ja me tahame, et raskuskese oleks suhteliselt keskel. Ja see on siis järgmine põhimõte. See on viimane põhimõte. Ja need ongi 6 viisi, kuidas paremini kükkida. Esimene siis jalgade aius, vaata kindlasti üle jalgade asetus. Jalgade laiuse puhul sõltuvad sellest, mida sa eraldi rõhutada tahad. Kui standard kükki teed, siis võid panna õlgedest natukene laiemalt. Ja jalalabad siis kindlasti vaata, et sul oleks 3 hark jalg, et sul terve korduse vältel, kui sa üles alla liigud, oleks sul 3 punkti kontakt vähemalt jalgadel maaga ja see korduste vältel ei muutu. Igat kordust alustame siis välisrotatsiooni pingega, puusas suures tuharales tekitame pinge, reied roteerime välja ja liikumist alustame alati puus taha ja põlveliigesest siis julgelt ette. Kindlasti järgime, et rüht oleks stabiilne, lülisammas oleks neutraalne korduste vältel ning raskuskese oleks ilusti jalalaba keskel. Nii, need on 6 viisi. Kui sulle meeldis, pane videole like, pane minu kanalile subscribe, kommenteeri, julgelt kirjuta mulle kiri, sotsiaalmeedias kirjuta mulle küsimusi on ja näeme järgmises videos. Olge mõnusad!